ma arvan, et hakkame vaikselt pihta, nii et kes tuleb hiljem, siis tuleb ja kes ei tule, siis pärast saab hiljem järgi vaadata seda, sest et mainin kohe ära, et me filmime seda. Ehk siis YouTube'i läheb see ülesse ning hiljem ka siis meie enda platvormile. Tere tulemast veel kord kõigile. Mina olen Marten, üks võtmekliendi halduritest, nagu siin ka Gertrud ja Tiina. Koos kõik seda teeme ja nemad teevad selle lõviosa, mina olen siin rohkem tehnilise poole peal, nagu ma ütlesin, et filmin ja vastan kõigile jooksvatele küsimustele. Jooksvad küsimused, palun küsige siin paremal vestlusaknas, kirjutan siia ka kõige jaoks ühe esimese sõna ära, siis on teada, kus kohas see vestlusaken on. Ma usun, et oleme nüüd veidi jälle targemad, see on meil teine seminar koos tehes, teine esitlus, et see peaks minema veel sujuvamalt, no pressure Tiina ja Gertrud on ju kõik hästi. Aga ma usun, et võimegi siin pihta hakata, et Gertrud, palun, võtta üle. Tere ka minu poolt jälle, et kes meiega 2 nädalat tagasi olid, siis teavad, et me alustasime sarjaga Learning Friday koolitus sari siis ja igal reedel, veel igal ei ole, et ainult tihedamaks muutuvad, aga siis igal koolitusel keskendume erinevatele teemadele. Ja täna on meil siis Mart Taileri reklaami- ja turundusplatvorm teemaks, et kuidas olla nähtav ja kuidas siis kasvatada müüki. Et kui me 2 nädalat tagasi rääkisime sellest, et kuidas müüki saada, siis täna me juba hakkame seda kasvatama. Ja enne kui me selle teema juurde äkki läheme, siis ma võib-olla palukski Martenilt, et kuna me neid koolitusi salvestame, et siis ta lisaks ka siia juba meie eelmise kohtumise koolituse video, et ma kindlasti soovitan, kes ei osalenud või ei ole juba jõudnud järgi vaadata, et kindlasti tutvuge ka selle materjaliga, mis me seal läbi käisime, sest et lõpuks kõik need koolitused loovadki ühtse terviku, et üks asi ei saa ilma teiseta. Et Tiina täna ka kindlasti käib läbi mõned olulised faktorid, mida me ka kajastasime esimesel koolitusel, kuid kindlasti on seal ka väga suur osa esimesel koolitusel, et kuidas ikkagi head toodet esile tõsta ja ootusi kliendil täita ja kuidas ikkagi seda esimest müüki saada meie platvormil. Aga täna me siis keskendume meie Mart Taileri partnerile, et meil on päris mitmeid erinevaid partnereid ja nii transpordist kui ka fototöötluseni välja, kuid täna siis räägime rohkem meie turunduspartnerist Mart Tailerist ja et siis saada turunduskeskkonnale ligi on kõigepealt vaja sõlmida siis oma võtmekliendi halduriga leping, siis me koostame teile kasutajad ja siis me pakume 30 € alustamiseks krediiti. Et meil ongi siis loodud platvorm, millest täna Tiina hakkab lähemalt rääkima, et kuidas seal esile tõsta oma tooteid. Kuid meil on ka mõned teised turunduslikud vahendid, millele me täna võib-olla nii palju ei keskendu, aga siis jällegi oma võtmekliendi haldurilt, mina, Tiina ja Sten Marten, siis meilt saate küsida alati ka lisaturunduspakette, et meil on kokku pandud erinevad võimalused, kuid me alati ka ootame müüjatelt ka sisendit, et võite täitsa fantaasia lendu lasta ja mõelda ka oma enda soovid ja turundussoovid läbi ja need meiega läbi siis rääkida. Ja täna siis ka ikkagist Tiina aitab natukene selgeks teha, et mida klient ootab võib-olla reklaamist ja kuidas siis mitte luua sellist petlikku reklaami võib-olla, et alati ikkagist internetis ostes on meil erinevad ootused. Eriti kui me reklaame näeme, et see ei oleks nagu petlik ja vastaks siis meie ootustele. Ja nendest osadest punktidest, mis siin on näiteks põhjalikud filtrid ja kuidas siis nagu meie Kaup24 lehel otsingus hästi välja tulla, siis sellest räägib ka meie esimene koolitus päris pikemalt, et mille siis Marten juba siia lingina kommentaariumisse jättis.
aga ma arvan, et lähmegi nüüd siis selle meie reklaamiplatvormi juurde ja annangi sõna Tiinale siis, kes tutvustab seda imelehte natuke rohkem, et kuidas ja mismoodi see töötab siis meil. Aitäh, Gertrud. Tere kõigile minu poolt, mina olen Tiina. Näen, et siin on palju tuttavaid nimesi, nii et paljud juba nime järgi mind teavad, nägupidi ilmselt veel mitte, aga meeldib kõigiga siin tutvuda. Mart Tayloriga ilmselt paljud juba on natuke kursis, on kontod seal, aga ilmselt enamusel ikkagi veel ei ole. Või kui teil on kontod, siis võib-olla te pole julgenud seal neid esimesi samme teha. Et sellepärast nüüd siis ma räägin natukene, et mis asi see Mart Taylor üldse on ja et kuidas seal siis nüüd alustada. Et Mart Taylor on selline reklaamiplatvorm, mis võimaldab teil oma tooted kõikidel meie saitidel esile tuua. Seda siis nii Leedus pigu.lt 220 või siis 220 Lätis või siis Eestis Kaup24 lehel. Mingit kuutasusi seal platvormil ei ole. See, et meil on seal leping, et sellest ei tasu ennast lasta nagu ära hirmutada, et see leping on lihtsalt sellepärast, et kuna see on kolmanda osapoole loodud ja me peame veenduma, et meie siis kasutajad on tingimustega kursis, siis see leping on ainult selle pärast seal, et mingid kohustusi see platvorm peale teile ei pane, et ei tasu karta. Ei soovi reklaame teha, siis ärge tehke ja mitte millegi eest selles mõttes arveid siis ka ei saa. Ja kui te nüüd neid reklaame teete, siis te maksate vaid siis, kui te reaalselt reklaame peale panete. Ja sellest me juba räägimegi siis järgmistel slaididel edasi. Et Mart Taylor, selle platvormi abil te saate väga kiirelt luua, käivitada reklaame ja siis hiljem ka näha hästi põhjalikku statistikat ja neid reklaame hallata. Miks üldse Mart Taylorit kasutada, et mis on ta eelis? Esiteks see, et kui te olete näiteks kokku puutunud Facebooki reklaamidega, siis te teate, et isegi siis, kui te olete seda juba päris pikalt teinud, siis see on ikkagi päris pikk protsess. Seal on tohutult palju valikuid, millist reklaamitüüpi, sihtgrupp, toote, sealt võtta lisama visuaalid. Ühesõnaga, see võtab päris kaua aega, et panna seda ülesse. Et siis nüüd Mart Tayloriga on see, et see on väga lihtsaks tehtud, seal on ainult mõned sammud ja Kaup24 ise siis teab teie eest täpselt, kellele seda reklaami on vaja näidata, et teie ei pea selle sihtgrupi peale ise mõtlema. See platvorm ei eelda mingisugust varasemat kogemust, aga muidugi te peate tundma oma kaupa ja siis otsustama, et kui palju te soovite kulutada. Et kui me räägime näiteks mingitest bänneritest või muudest kampaaniatest, siis nende ülesseadmine on ka küllaltki aeganõudev ja see nõuab palju suhtlust, edasi-tagasi, meilide vahetamist, kinnitamist ja nii edasi, siis see Mart Tayloriga on kogu võim teie käes. Te saate panna neid peale igal ajal, öösel, päeval. Te saate neid iga hetk deaktiveerida, et kui muidu te teete mingi reklaamikampaania ja siis tulemusi näete alles hiljem mingi statistikast ja isegi kui see reklaam hästi ei lähe, siis üldiselt te seda nii kergelt peatada ei saa, siis Mart Tayloris te saate kogu aeg olla teadlik kuidas see reklaam läheb ja iga hetk siis ta ära lõpetada, kui tulemused pole teile rahuldavad. Lisaks siis on teil kogu aeg võimalus statistikat näha, klikke, müüke ja kulusid, mis siis kasvavad ja teha vastavalt nendele siis otsuseid. Mart Taylor hetkel pakub siis kahte tüüpi, et varsti on kahte tüüpi reklaami, et varsti on saadaval ka Facebooki variant, mis on kindlasti väga suur eelis, nii et tasub juba olla nagu seal keskkonnas valmis, et kui see variant tuleb, siis seda kasutada, et me Facebooki reklaamist räägime põgusalt, aga keskendume just nendele kahele esimesele, et vaatamegi siis just seda esilehe toodete lehekülje reklaami täpsemalt järgmisel slaidil. Üks võimalus on siis tõsta tooteid esile näiteks sarnaste toodete all. Sellel pildil on siis ka näha, et tegu on
tegu on küllaga ja reklaamid, seal on märgitud märkega partnerite pakkumised. See tähendab, et kui klient jõuab Google'ist või meie lehelt, kuidas iganes sellisele sarnasele tootele, no ütleme selle samale küünlale, mis seal üleval on, siis kui teie sarnastel toodetel on pandud peale Mart Tailoris reklaamid, siis neid kuvatakse selle toote all. Ja võib-olla kui nüüd teie tootel on hoopis atraktiivsem hind või soodushind peal või ilusam pilt, mis iganes, siis päris suur võimalus on see, et klient ikkagi hoopis valib teie toote sealt alt. Kuigi ta algselt jõudis selle esimese toote juurde, eks ju. Et see annab teil nagu võimaluse lõigata kasu teiste toodete populaarsusest. Kui tegelikult võib teie toode on küünalde kategoorias 5. kus iganes lehel, aga klient ilmselt valib selle esimese, mis on populaarselt esimene, siis ikkagi teil on võimalus jääda kliendile silma, kui teil on reklaam pandud sarnasele peale. Et see tähendab seda, et esiteks võidate teie ja võidab ka klient, sest et tema saab soodsama, võib-olla parema toote, eks ole. Ja lisaks siis sellele, et sarnaste toodete all kuvatakse neid tooteid, siis neid kuvatakse ka esilehel, siis partnerite pakkumise all, et see siis on vastavalt kliendi profiilile, ostukäitumisele, need sinna siis jõuavad. Ja siis selle kampaania puhul te maksate iga kliki eest tootel, aga järgmisel slaidil räägime siis täpsemalt, et kuidas see tasumine seal käib. Et see reklaamikampaania siis toimib pakkumise baasil, ehk siis teie peate, kui te panete üles reklaami, siis te peate lisama CPC cost per click panuse ehk bidi. See tähendab, et iga kord, kui klient teie reklaamil vajutab, siis te maksate määratud summa. Miinimumpanus või siis kliki hind, mis te saate määrata, on 6 senti. Kui nüüd juhtub, et te ei võida seda oksjonit, et kogu see platvorm käib sellises oksjoni vormis, eks ju, et teie panete oma panuse ja kas te võidate siis selle positsiooni. Et kui nüüd juhtub, et seal on konkurents on näiteks sellel alal suurem, rohkem on reklaame pandud ja kui juhtub, et teie panus on liiga väike, siis teile tuleb selline märge, et liiga madal siis CPC panus. Aga üldiselt tegelikult see ei ole nagu nii, see konkurents või selline, see ei ole nagu nii karm, nagu tundub, et te ei pea seal kogu aeg pidevalt mingi vajutama nuppe, et nüüd kõrgemat panust. Et ma väga soovitan, et tegelikult võite täiesti vabalt alustadagi sellest miinimumpanusest ja võibki täitsa vabalt võib olla nii, et ei peagi seda kunagi tõstma ja teie reklaam toimibki väga edukalt. Et lihtsalt alati alustage väiksemast ja siis jälgige, kuidas teil reklaam läheb ja vajadusel saate hinda igal ajal korrigeerida. Teine reklaamitüüp, mis siis on kategooria lehekülgede reklaam. See nüüd tähendab seda, et kui muidu teie toode on kuskil kategoorias mitmekümnendal või mitmendal lehel, siis selle reklaami abil te saate tõsta ta esimeseks. Toote juures kuvatakse siis ka reklaammärge, et see screenshot, mis siia pandud on, et seal on siis näha, et see robottolmuimeja, mis seal esimesel kohal hetkel on, et sellele on nüüd peale siis reklaam pandud. Ja see näide tegelikult, mis seal pildi peal on nagu näide hästi edukast reklaamist. Mis selle teeb edukaks on see, et see on hästi läbimõeldud. Esiteks, see toode ei ole lihtsalt mingi toode, see toode on soodushinnaga toode. Ja see on tasuta transpordiga toode, mis tähendab, et lisaks sellele, et ta on juba esimeseks toodud, on tal veel juures tasuta transpordimärge, soodushinnamärge ja see annab sellise hästi hea kombo kokku. Tegelikult kui te vaatate siis seal, kui hästi sealt pildist aru saate, aga et seal on ka tegelikult ju teisi tooteid, millel on võib-olla soodsam hind üldse. Aga see toode lisaks siis sellele, et tal on need märked juba küljes, tal on hea kirjeldus, tal on hea tootepilt ja ta juba kõik see kokku nagu moodustab sellise ühtse terviku, et klient tahab selle peale klikkida. Et ühesõnaga, kui te valite neid tooteid, kui te valite neid tooteid, siis tuleb hästi läbi mõelda, et milline see toode täpsemalt siis välja näeb kliendile.
Et see reklaamitüüp nüüd võib olla natukene kulukam kui eelmine, sest et siin te ei maksa kliki eest, vaid iga korra eest, kui klient seda toodet näeb, kui ta seal kategoorias siis on. Ja see miinimumhind on 1000 näitamist, 15 eurot. Ja see muidugi ei tähenda, et te peate selle 15 eurot ära maksma, et kui teil reklaam on, te saate iga hetk reklaami varem ära lõpetada ja siis maksate muidugi ka vähem, eks ju. Et mida ma selle reklaami puhul soovitan on see, et nagu ma ütlesin, valige väga hoolikalt oma tooteid ja mõelge läbi, mis on teie eesmärk. Et kas teie eesmärk on lihtsalt tõsta kliendi teadlikkust, et teil on see toode ja tõsta ennast esile konkurentide seas või on tegu mingi uudistootega, siis see on väga hea viis seda teha, aga te peate läbi mõtlema, et kas see eesmärk on nüüd lihtsalt oma tooteid tutvustada või päriselt ka läbimüügi kasvatada. Et lihtsalt peab arvestama, et kui toode on selline pigem soodsama otsatoode, aga kategooria ise on populaarne, et siis võib juhtuda lihtsalt see, et kuigi te teete müüki ja tulemused on head, siis lihtsalt selle kampaania kulu võib kasvada suuremaks, kuna lihtsalt neid inimesi, kes näevad seda, on nii palju. Et kui me võtame näiteks näomaskid Lätis, kus on see väga-väga vajalik, populaarne toode, väga paljud inimesed käivad vaatamas näomaskide, siis kaitsemaskide kategooriasse. Aga kui teil on näiteks selline paarieurone toode, siis ja isegi kui te müüte väga hästi, siis võib ikkagi juhtuda lihtsalt see, et kuna neid näitamisi ja neid vaatamisi ja neid kliente seal on nii palju, siis lihtsalt see tasakaal läheb paigast ära. Samas jällegi ma ei ütleks, et see oleks nagu raisatud raha, sellepärast et mida rohkem kliendid teie tootel klikivad, ostavad, siis te jällegi te parandate oma positsiooni, nii et lõpuks te ju kogu aeg tõusete selles kategoorias jälle edasi ülesse poole, nii et võib-olla üks hetk te juba ise oletegi seal esilehel esimeste seas. Et see tulebki nagu hästi läbi mõelda, mis on teie eesmärk täpselt selle kampaania puhul. Et tegelikult ma räägiks natuke vist ikkagi eelmisest veel. Et ja sama asi võib juhtuda siis, et kui teil tegelikult on toode väga hea, aga näiteks esipilt või nimetus ei ole kvaliteetsed, siis juhtub see, et inimesed näevad küll teie reklaami palju, aga miski jääb ikkagi puudu, et nad ei kliki selle toote peale ja siis tähendab, et nad ei jõua ka ostuni. Selline reklaam on nagu näiteks sama kategooria, see robotulmimäed, et see on selles mõttes ideaalne reklaamitüüp selle puhul, sest et need tooted on küllaltki kulukad ja juba see üks ost siis ilmselt katab juba selle reklaamikulu päris edukalt ära. Või võime järgmisele peale minna. Ja siis Facebooki reklaam, mida meil hetkel veel ei ole valmis, seal on mõned niped-näped asjad vaja veel läbi mõelda, rääkida, et tegelikult natukene on seal läheb veel aega, aga selle puhul on nüüd see, et seal te ei pea üldse ise valima, mis tooteid, seal valib siis algoritm ise, mis tooted terve teie kataloogi peale näidatakse kliendi siis profiili järgi ja need tooted ilmuvad siis, siin on Pigu küll Facebooki leht, aga siis sellisel juhul, olenevalt, kus te siis neid reklaamite, et ka Kaup24 või Pigu või siis 220 Facebooki lehel ja Instagramis. Aga muidugi me hoiame teid kursis, et kui see võimalus on jälle saadaval, et see annab kindlasti väga-väga suure eelise ja see saab olema kindlasti väga populaarne viis, et kuidas oma tooteid reklaamida. See, milliseid tooteid üldse millist reklaamida soovite, et see sõltub teie eesmärgist. Et ma juba põgusalt olen rääkinud siin, et hästi oluline on läbi mõelda, mis on teie eesmärk. Et kui teie eesmärk on kasvatada müüki, siis ma soovitan teil välja valida ikkagi teie top tooted, teie kõige populaarsemad tooted. Ja kui meie saame omalt poolt jagada teile siis statistikat, mis on just meie lehel populaarne, et see võib erineda muidugi sellest, mis teie enda e-poes, kui teil see on müübeks. Et meie saame jagada teile statistikat, et mis tooted müüvad täpselt millisel lehel, et kas Lätis, Leedus, Eestis, et vastavalt sellele siis saate ka mõelda, et äkki neid tooteid just reklaamida ja siis jälgida, et igas riigis täpselt tuleb need õiged tooted. Ja väga hea kombo ongi selline, et kui te lisate kõigepealt oma tootele alla hindluse ja seejärel kampaania peale, sest et siis on teil
siis on teil juba selline nagu topelt pakkumine. Et muidu meil on ju lehel tuhandeid tooteid ja teil võib olla väga hea hinnaga toode, aga ta lihtsalt kaob kuskile selle suure toodete hulga sisse ära, siis see reklaam aitab teil esile tuua oma seda head pakkumist, et kas siis kategoorias esimesena või siis sarnase toote all, et nagu ma selle küünalde juures rääkisingi, et võibki juhtuda nii, et klient satub üldsegi mingi muu populaarsema toote peale, aga ta näeb selle toote all teie siis pakkumist, mis on palju soodsam ja otsustabki äkki hoopis teie toote kasuks. Ja muidugi teie eesmärk võib olla uusi tooteid tutvustada kliendile või siis, et sellisel juhul tulebki mõelda, kas teie nüüd eesmärk on rahaline või te tahate teha sellist nagu brändingut rohkem ja lihtsalt oma tooteid tutvustada. Et sellisel juhul näiteks hästi sobib ka just seesama kategooria reklaam, et tuua selle esimeseks. Ja hooajatoodete reklaamimise puhul tasub silmas pidada, et konkurents on sellisel juhul hästi suur, et näiteks praegu jõulutooted, et konkurents on väga suur ja te peate tõesti valima selle parima hinnaga toote ja midagi unikaalset, mis eristab teid siis konkurentidest ja vaadake oma konkurentide hindu, et te oleksite konkurentsivõimeline. Võime järgmisele minna. Nagu siis eelnevalt mainitud, et valige tooted, mis on populaarsed ja hooajalised. Kõige parem, kui see toode oleks ka näiteks soodushinnaga. Ja veenduge, et see tarne oleks hea, hind oleks soodne. Olge kindlad, et neid tooteid teil jagub ja vaadake, et teie pildid on kvaliteetsed, et inimene ikkagi lõpuks ka sellele tootele klikiks, mitte seda lihtsalt näeks. Ja ärge lõpetage kampaaniat liiga vara ära, sest et hoidke teda, me soovitame hoida alati vähemalt 100 klikki, sest et klient hakkab vaikselt harjuma, et ta näeb teie tooteid ja siis tutvub sellega paremini. Ja ärge pange liiga palju tooteid, sest et see teeb juba teil endal ka tulemuste analüüsimise raskemaks ja ka kulud on kohe siis ju suuremad, sest et pigem tasub alustada vähematest toodetest. Ja hoidke kogu aeg siis oma statistikal silma peal, et ärge neid reklaame ära unustage, et jälgige statistikat ja siis saate vastavalt sellele teha siis ka mingeid muudatusi. Miks siis mõned kampaaniad ei õnnestu? Kordan veel kord, jälgige, et teie fotod oleksid kvaliteetsed, sest et kui pilt on kehv, siis inimene sinna lihtsalt ei kliki. Ja ei ole mõtet tuua esile tooteid, mis on teistest palju kallimad. Ja samamoodi, et jälgige, kui te müüte mingit toodet, mida müüvad ka teised müüjad, siis jälgige, et see toode, mida tahate reklaamida, teil on parim pakkumine, sest et muidu juhtub see, et te lihtsalt teete konkurendi tootele reklaami, sest et kui ta meie lehel ringi vaatate, siis esimesena kuvatakse kliendile selle müüja toodet, mis on kõige parema hinna ja tarnega. Et jälgige, et teie olete see, kes seda pakub, muidu lihtsalt te müüte kellelegi teise kaupa. Ja veenduge, et tooted, mida te reklaamite, on hea ja selge kirjeldusega ja hooajaline. Et vastasel juhul te lihtsalt võite seda reklaamiraha natuke tuulde lasta, et pole mõtet siin nagu pildi peal näha, et talvel plettusi reklaamida või siis suvel näiteks radiaatorid, et hästi mõelge läbi oma tootevalik. Viga, mis müüjad teevad, on see, et nad ootavad esimeste päevadega kohe tulemusi ja kui seda ei tule, siis nad loobuvad. Andke oma reklaamile ja kliendile aega. See kõik on omavahel ühenduses, et klient klikib, ta näeb teie reklaami, ta klikib teie tootele. Jah, ta ei pruugi seda ostu kohe teha, aga see klikk on tegelikult teie jaoks juba väga väärtuslik, sest et see toode hakkab ju tegelikult seda klienti nii-öelda jällitama. Järgmine kord, kui ta tuleb meie esilehele, siis see toode on juba tal soovituste all, ta läheb Facebooki, ta läheb Delfisse, meil on väga suur turundus selle kõige taga, nii et ilmselt see toode tuleb talle jälle esile. Nii et juba selles mõttes, et see võib juhtuda, et see klient jõuab selle tooteni mingi hetk tagasi, et seetõttu see klikk on juba teie jaoks tegelikult hästi suure väärtusega ja andke oma kliendile natukene aega.
Kui te pole pööranud rõhku oma näiteks toote valikule või kanalile, kus te seda reklaamite, et iga turg on natukene erinev, eks ju, et mõelda, et kas Leedus läheb ikka sama, mis Eestis. Et kui te pole sellele rõhku pööranud, teinud seda natuke kiirustades, et siis teil on raske hallata ka tulemusi, et mis tooted tegelikult kus, mida lähevad, et see statistika jälgimine on pärast natuke raske, et seetõttu pigem ongi, nagu öeldud, pigem parem alustada algul vähemate toodetega ja katsetada. Ja muidugi siis üks olulisemaid aspekte on liiga pikk tarneaeg. Et te võite saada palju klikke, teie toode võib olla hea, aga kliendid tahavad asju kiiresti kätte saada, eriti praegu, kui jõulud on tulemas, nad ei julge riskida. Nii et ja kui lihtsalt juhtub, et teine müüja müüb sarnast toodet, siis ta lihtsalt ikkagi see klient valib selle teise müüja toote, isegi kui ta võib olla natukene kallim. Et see tähendab, et vaadake oma tarnejad üle, kui vähegi võimalik, pange need lühemaks nendele toodetele vähemalt, siis millele te reklaami peale panete. Ja vaatamegi siis järgmisel slaidil on selline lühike video, mis näitab, et kuidas seda reklaami siis üldse üles panna ja mis sammud seal siis on, kui te juba ise seal pole käinud. Pärast tulete süsteemid sisse logida, vajutage nuppu loogi uus kampaania. Siin te saate keelt muuta. Te saate luua reklaamikampaania 3 lihtsa sammuga. Esiteks, valige kampaania tüüp. Näiteks võtame seda. Vajutan edasi ja nüüd määrage kampaania parameetrid. Anname kampaania nime. Valime poodi. Kui te soovite luua kampaania kõikide riikide ja poodides, teil on vaja luua 3 erinevat kampaaniat. Ja kampaania nimi on nähtav ainult teile. Nüüd te kopeerite tootelinki meie veebisääljal. Vajutame edasi. Määrake eelarve, hinna pakkumine ja kampaania kestus. Valikage loo kampaania ja see ongi kõik. Olete valmis. Teil on alati võimalik kampaaniaid muuta. Listada uusi tooteid või peatada toodete reklaami. Pärast kampaania on kontrollitud ja tõestatud, teie tooted muutuvad klientidele nähtavaks. Iseteenindusplatvormil näete oma kampaania statistikat, mis aitab teil aru saada, kas reklaamist oli kasu. Jah, et ühesõnaga nägite sellest videost, et see tegelikult on väga lihtne, väga kiire, see võtab reaalselt minut, paar, kui teil on juba tooted välja valitud. Ja kui te panete seal rohkem tooteid, siis mida selles videos ei näidanud oli see, et te saate sinna lahtrisse muidugi lisada rohkem tooteid, aga siis alati lihtsalt tühikuga eraldage need. Ja kui te nüüd oletegi sealt selle reklaami üles saanud panna, siis järgmine asi on, et kuidas siis tulemusi hinnata ja kuidas jälgida statistikat. Vaatame järgmisel slaidil seda. Siin on toodud üks näide ka ühest, see on muidugi selline hästi hea edukas kampaania. Ja siin on täpselt näha nüüd see, mida ka teie näete, et see on praegu inglisekeelne, aga tegelikult saate siis ka panna eesti keelde selle oma platvormi, kuidas teil endale sobilikum on. Et mis seal siis näidatakse? Esimene on impressions ehk kuvamised. See nüüd on siis see, kui sageli näidatakse teie toodet reklaami. Ja seda kuvamist arvestatakse iga kord, kui toode kuvatakse potentsiaalsele ostjale. Klikid, loogiline, näitab seda, mitu korda siis teie sellel tootel klikitud on. Siis järgmine on CTR ehk siis läbiklikkimise määr. See nüüd on see, et kui sageli inimesed klõpsavad teie tootel pärast seda, kui nad on seda näinud.
Ja seda näete, et seal on see protsent on 9,6, tähendab, et 10% põhimõtteliselt inimestest, kes seda reklaami on näinud, on selle toote peale ka klikkinud, et ma ütlen praegu etteruttavalt ära, et see on nagu väga-väga kõrge tulemus, et see on pigem nagu ütleme erand, et nii kõrge tulemus on. Siis järgmine on CPC ehk tasu kliki eest. See nüüd ongi, kui te kasutate seda reklaamivormi, et te ise määrate selle kliki hinna, ehk siis see esimene, et te kuvate oma tooteid teiste toodete all või esilehel, siis see on seal kogu aeg sama, siis te olete selle ise määranud. Aga muidu see praegu kuvatõmmis ongi tehtud sellest teisest reklaamivormist, ehk siis see, kui toode on toodud kategoorias esimeseks. Ja seal nüüd ongi see, et see CPC on muutuv, sellepärast et see jagab siis kampaania kulu ära klikkidega. Siis muidugi cost, see tähendab siis kogu summa, mis on kulunud reklaami peale, product sold ehk siis müüdud tooted, mitu toodet on seal reklaami kaudu ostetud ja sales ehk siis kõikide toodete kogu summa, mis sealt müüdud on. Ja kui te nüüd oletegi vaatate neid tulemusi ja mõtlete, et siis kuidas seda hinnata, siis vaatame järgmisel slaidil, et kuidas siis seda kampaania tulemusi ikkagi siis hinnata. Et ma soovitan, et jälgige siis seda sama CTR protsenti, see nüüd on siis see, et kui paljud siis ikkagi selle peale klikivad. Nagu ma ütlesin, eelmisel kuvatõmmisel oli 9% see, et see on erand, et tegelikult hea on juba alates 0,45, et see on selline selle platvormi reklaamide keskmine. Tundub väike protsent, aga tegelikult see juba on hea. Ja teine asi, mida siis jälgige seda, kuidas see ajas muutub, et kui te panete reklaami ülesse, mis see protsent alguses on, kas see kasvab, tõesõnaga sellest saate teha mingid järeldused, et kas seda reklaami tasub edasi üleval hoida ja kuidas kliendid siis selle reklaamiga suhestuvad. Et kui te näete, et võib-olla need klikid on vähesed, et siis mõelge, et mida te saategi paremini teha. Äkki teie pilt pole ikkagi piisav, äkki teie nimetus, äkki hind pole ikkagi piisavalt atraktiivne, et mõelge natuke need asjad läbi. Teine asi, kui te nüüd kasutategi seda teist reklaamitüüpi ehk siis kategoorias esile toomine, siis nüüd jälgige seda CPC kulu ehk siis see on nüüd see, et palju siis iga klikk maksab, et nagu ma ütlesin, selle kampaania puhul see kliki hind on muutuv ja vaadake, palju see tasu on ja kuidas see siis teile täpsemalt ära tasub, et selle järgi saate otsustada, et kas see kampaania teil jääb püsima või oleks ta aeg siis ära lõpetada ja proovida midagi muud. Ja muidugi kõige loogilisem, jälgige müüke, et kui müügid on ju head, siis on ju kampaania edukas ja eks see ongi tegelikult see põhieesmärk. Kui nüüd kõik selle info siin sisse võtsite ja mõtlete, et kuidas nüüd kasutama hakata, siis esimene asi, võtke ühendust meiega, oma kliendihalduriga. Me saadame teile lepingu, nagu ma ütlesin, ärge kartke seda lepingut, see ei kohusta mitte millekski, aga see annab teile tõesti hea võimalus, et teil on kogu aeg see võimalus neid reklaame peale panna. Ma ütlesin, nagu me ütlesime, teil on 30 eurot kõigepealt tasuta raha, see läheb automaatselt arvetest maha. Kõige paremad kogemused tulevadki, kui te katsetate, alustage väikeste summadega, vaadake. See 30 eurot on täiesti piisav raha, et teha seal päris tükk aega reklaame ja vaadata ja õppida seda keskkonda kõigepealt tundma. Ja kui te oletegi siis selle lepingu ära meile allkirjastanud, siis meie saame teile sisselogimisinfo edastada ja siis me muidugi anname ka teile näpunäiteid ja räägime veel, et ei jäeta päris teil üksi. Ja kui olete selle kõik sisselogimisinfo saanud, siis juba saategi hakata neid kampaaniaid looma. Ja siis minu poolt ongi see kõik. Ma loodan, et te õppisite midagi uudsit, et saite natuke julgust selle kampaaniaga alustada. Aga kui nüüd teil on mingeid küsimusi, midagi natuke segaseks, siis palun küsige nüüd. Võite küsida nii otse või siis võite tõsta käe või võite kirjutada chati, et me siin kamba peale üritame kõikidele küsimustele ära vastata. Kuvamistest ongi, sellega nüüd ongi niimoodi, et kuvamistega kõik reklaamid te teete eraldi. Et te teete eraldi Lätis, Leedus ja Eestis reklaamid ja saategi need siis
kampaania nimesse endale näiteks ära panna, et mis on tehtud, mis lehele, siis te saate juba, et panete ühe toote, teete reklaami Lätti, ühe tootele reklaami Leetu, ühele Eesti ja siis te saategi jälgida neid, et igas riigis peab selle eraldi tegema. Jah, paraku selle kogu protsendi ja selle välja arutamine, nagu ma kirjutasin ka, et on pigem keeruline ja läheb lõpuks ebatäpseks, et kategooriaid, kliente, kõiki neid asju on nagu nii palju, see tuleks selline suur kompott, et seda on keeruline seda välja arutada. Sander, veel üks küsimus, kui mitu külastajat oli sellel päeval Eestis, Lätis ja Leedus. Ütleme nii, et kas äkki Gertrud, Tiina mäletate, palju meil, me võime vist äkki kuu arvu öelda, palju meil kokku külastajaid kuus oli? Või kui mäletate, kuskil presentatsioonis jooksis läbi hästi, äkki. No see on selline asi, et mida selles süsteemis ei näita, aga see on selline info, mida saab küsida. Saame eraldi jagada, et seal Martaileris seda infot väljas ei ole. Ja, et meie saame aga praegu siin detsembris on see on, ma ei tea, kas päris kordades suurem, aga ikkagi kõvasti suurem kui sellisel suveperioodil või kevad-sügisperioodil. Kas mingi küsimusi jäi siin chatis ka vastamata või said Sten Martin, vaatan, saad ikka korralikult? Seal, ma panin nii, kuidas torust tuli, ma ütlesin võimalikult täpsed ja informatiivse info on seda, aga Sander tuli veel, kuna saan igale klikil igas riigis pöörata erineva hinna, siis sellest infost lähtuvalt saan teha arvutuse. Ja tõepoolest, sul on kui sa ise tahaksid seda välja arvutada, me saame kogu selle külastajate arvu anda sulle kätte, aga nagu ma ütlesin, et kuna neid kategooriad on lihtsalt nii palju erinevaid, et oletame, et ma toon sellise näite, et sa müüd näiteks kosmeetikat, aga klient tegelikult käib autoreffe otsimas või mööbli, siis seesama külastajad ei tule otsima sinu tooteid. Ehk siis sealt võib see protsent ebatäpseks minna aga kategooriate põhiselt, kas meil on seda infot üldse jagada välja? Et kui palju Tiina ja Gertrud? Ikka saame. Ikka saame, on ju. No, siis saame selle info anda pärast. Jah. Et meie saame et kui mingit statistikat, see muidugi on palju on tundlikku informatsiooni, mida ei saa jagada, aga mida vähegi saame, küsige, et me aitame teile otsida ja mõelda ja samamoodi toodetega, eks ju, et mis tooteid sinna panna, et me saame ka muidugi anda teile nõu. Alla oma hinna mõtled siis eeldatavasti Kaup24 toodete puhul, kui see kaavad selle toote või siis seal on see selline linnuke juures on ju, selline märge. Saab ma õigesti aru? Seda ma hetkel ei tea, et marketplace'i toodetele saaks. Tean, et see on kunagi olnud arutluses, erinevad just need tulukased asjad seal toodetel küljes, et on praegu -10% näiteks, see tuleb ilusti sinna välja ja kui on kiire transport, see tuleb sinna välja, siis 24 tundi või 48 tundi, eks ole. Et enam-vähem umbes või ülehomme kätte. Ja tasuta transport. Aga seda all. Jah, tasuta transport ka, jah. See ongi see, eks ju, et Kaup24, seal on natukene, me oleme küll üks, aga me oleme natukene nagu ka eraldi, eks ju, et Kaup24 on natuke mõned omad protsessid, et mida meie ei saa mõjutada. Eks me selles mõttes omavahel konkureerime ka siin, et nii Kaup24 kui ka siis see marketplace omavahel, et meie oleme siin marketplace'i poolel, üritame kõiki neid müüjatel seda elu paremaks teha siin ja saada neid erinevaid funktsioone neile külge, aga samas kui meie nüüd saame, siis Kaup24 jääb nagu selles mõttes vaeslapse. Aga ei, muidugi, olen Sander nõus, kindlasti võiks olla tänasel. Eks see kindlasti tuleb mingil määral. Samamoodi see Martaileri platvorm annab võimalust teistmoodi seda reklaami teha, et Kaup24 enda toodetele Martaileri platvormi vist ei kasuta, sellisel kujul vähemalt mitte. Ehk siis see on juba nagu üks võimalus, kuidas eelistada või ütleme enda tooteid esile tõsta.
aga kas meil on Mart Taileri teema sellisi küsimusi äkki veel, et kui midagi äkki minu jutust natukene segaseks, siis ma hea meelega seletan. Muidugi alati neid küsimusi võib panna meilile ka. Et me võiksime tegelikult keskenduda just sellele Mart Tailerile täna tegelikult, et või kuidas? Et kõiki neid muid me hea meelega lahendame pärast seda koolitust, et palun julgelt oma võtmekliendi haldurile ja kohe aitame teid nii kiiresti kui võimalik. Kui äkki Mart Taileri teemal ei ole küsimusi, siis... Ma panen siia ühe lingi ka, kus tegelikult kõik saavad kiirelt selle nii-öelda esmase pilgu, kes ei ole veel seda platvormi kasutamas kätte, ehk siis saate korraks üle lugeda veel umbes see info on ikkagi sama, aga viia võidi ennast veel rohkem kurssi. Ja, et kui keegi veel kahtleb, siis tõesti, et minul on endal ka isikliku kogemused selle platvormiga ja ma päriselt soovitan seda lihtsalt, et katsetage, õppige, vaadake, kuidas mingi toode läheb ja küsige meilt nõu ja küsige statistikat ja päriselt ka nagu seal saab tulemusi teha. Kui te mõtlete läbi, mis tooted te reklaamite, mis hinnaga, ja samamoodi, et nagu ma soovitan, et alustage väiksemast summast, et tihtipeale on juhtunud, et müüjad ütlevad mulle, et ma panin reklaamid, mul läks nii palju raha, aga müüki ei tulnud nii palju. Tegelikult kui hakkad vaatama, siis nad on pannud selle panuse hinna nii suure, et muidugi isegi kui müüke tuleb, siis lihtsalt nad maksavad nii palju ära juba seda reklaamikulu, et tegelikult alustage väiksemast, pole üldse vaja kohe nii suurelt peale lennata. Ja kui ongi, et midagi teil ei õnnestu seal, on küsimus, siis küsige meilt, et meie oleme selle platvormiga teinud juba omajagu aega tööd ja meil on ilmselt mingid nõuanded, mingid nipid tekkinud ja mingi sisetunne, et küsige julgelt, me aitame. Ja seal te saate samamoodi panna peale, eks ju, endale ju need päevamäärad, et üle mille ei lähe, et ei pea kartma, et ära unustate seal midagi ja saate panna kampaaniale ju ka lõppaja ja et ei tasu seda programmi üldse karta, aga samal ajal ta annab päris suure võimaluse oma müüke kasvatada. Ja just praegu, kui konkurents on nagu nii suur jõulude ajal, et neid tooteid on lihtsalt nii palju ja kõik tahavad oma tooteid müüa, et siis see annab päris suure eelise, et just praegu, kui see Mart Tailer nagu kogub alles hoogu, siis tegelikult on nagu teil, kes te praegu siin olete ja seda õpite, on nagu ekstra hea positsioon minna ja nüüd teha, kui kõik veel ei tee. Võt, aga ma ei tea, kui küsimusi pole, siis äkki me laseme inimestel minna ja tööpäeva jätkata või? Ma panin selle eelmise seminari ringi ka veel siia. Ja kolmas kord ka olema. Kirjutage julgelt meile, kirjutage helistage, et oma kliendi haldurile siis kes iganes meist, kas mina või Gertrud või Sten Martin ja siis juba saame rääkida edasi. Tänud Sander, tänud Jaan sõna. Jääme ootama teie küsimusi ja lepingusoove siis juba e-mailidele. Nii et head müükide kasvatamist ja mõnusat nädalavahetust kõigile. Head jõuluaega kõigile, olge tublid. Kõik head.